see oli 14. juuni 1941. Meil oli kodus telefon talus sees ja isale helistati naabertalust, et on küüditamine. Ja isa põgenes ära, mõtles, et ega naist ja laps ikka keegi ära ei vii, aga viidi. Ja isa jäi siia, ütleme, ja meid viidi Siberisse, ema 2 väikese lapsega. Emad sunniti alla kirjutama püssimehe juuresolekul ja püssimehesega, et 20 aastaks. Mina põgenesin ära, aga ema oli ära 18 aastat Siberis. Peaaegu 6 aega sõitsime ennem, kui sinna päris lõppu Siberi saime, aga sõitsime rongiga ja muidugi rongi peal arvati, et keegi ei teadnudki siis, kuhu viiakse. See oli nii ootamatu kõigile, et absoluutselt keegi ei teadnud. 29 inimest oli vist meie vagunis, nii et vaevalt sai 2 pool vaguni otsas olid narid, seal siis sai natuke pikali olla. Meil oli isa reisikasukas õnneks kaasas, selle saime alla panna ja siis saime olla selle kasuka peal. Ema vahetas Siberis selle kasuka ära, siis sai selle suure maani suur lambanahkne kasukas ja riie peal ühe vakka kartult sai, et saime maha panna kartulit sellega siis kevadel. Mina siis olin 5-aastane, Siberis sain 6-aastaseks, siis mina pidin nõgeseid korjama, nõgesed olid, et keeta, et süüagi midagi oleks. Nõgestest oli ka külavahe tühjaks korjatud, maa mustaks, et kõik ära söödud, mis vähegi söödav on. Ema hakkas õmblema seal ruttu, arutas vanad mõned riided lahti, tegi lõiked ja hakkas õmblema venelastele ja siis sai hakata natukene sai midagi kah, et vahest söögikraami või mõne kaalika või mõne kartuli ja niimoodi. Kui ma 9-aastane olin, siis selle suve ma käisin vasikakarjas ja 50 vasikat oli ja me pidime kuskile kaugele taigasse ajama need vasikad ja siis seal kaugel taigas ma olin päev otsa nad olid seal, vasikatega olin üksinda. Ja siis ma vasikad keskpäeval juba ära väsisid, vahest heitsid pikali, siis mina läksin vasika selja taha, ka istusin maha, et kui karu tuleb, et karu sööb enne vasika ära ja siis mind, seepärast seal metsas olid karud. Jah, niisugune taigamets, kus karud olid, elasid. Ja mina põgenesin ja 9-aastaselt tulin, mõte, et tädi oli mul siin, isa, õde ja kõik sugulased ja ema mõtles, et siin on ikka elu parem ja siis tuligi niimoodi. Ja tulin ühe teise tüdrukuga, kes elab praegu Viljandis, Miia Treufeltiga. See oli 1900, mis ta siis oli, 46. Jah, 46. Ja tulime ära, läksime jala Kriškinosse, aga seal ei julgenud kah pargast laeva oodata. Läksime veel jõe äärt mööda ettepoole pargassele nagu vastu rohkem, et seal ei tunta meid, see oli juba vabade inimeste küla, et seal ei kontrollita nii laeva peale minejaid ja pugesime salaja laeva peale, läksime kiviunikute taha ja sõitsime siis ilma piletita Tomskisse 600 kilomeetrit jõge mööda. Tomskis oli nii, et olime alguses piletijärjekorras mitu ööd päeva, üldse piletit ei saanud, piletijärjekord edasi ei nihkunud, seal oli hirmus, kuskil alumistes ruumides inimesed karjusid, kas peksti või mis seal tehti ja siis läksime tagaukse kaudu, andsime oma viimased rahad ära, mis meil oli ja saime niimoodi pileti siis. Ja seal ka ainult kõvasse vagunisse ainult, et sai vaevalt istuda, puupüsti rongid täis. Süüa ka enam ei olnud midagi, alguses võtsime kuivikuid, oli meil kaasas, mis oli tehtud suurem jagu kartulipudrust ja natukene jahu sisse pandud. Aga pärast oli nii, et me olime seal täitsa juba näljas, siis Vene sõdurid andsid meil rongis vagunis süüa natukene ja siis saimegi niimoodi Tallinnasse ja mina õnneks tulin nii vara, et siis veel muidu tee peal krabati kinni ja saadeti nad tagasi lastekodudesse, kus neid lapsi saadeti, aga mina tulin veel nii vara, et siis veel ei osatud krabada, kotipoisse olid kõik rongi katused täis ja kõik mingisugune hirmus segadus oli siin Venemaal
veel palju aastaid, aga jah. Kotipoisid olid lapsed, kes olid ilma vanematata ja või ulkusid ringi lihtsalt või nad olid täie täis ja varastasid ja tapsid ka ja Tomski jaamas oli niisugune asi olnud, et üks inimesel varastati ära seal mingi kott ja teine tuli ütlema, et sul varastati ära ja tollel oli see letiga silmad läbi tõmmatud, et kas sa nägid või? Jah, võt niisugused lood, niisugused olid kotipoisid. Oli kuulda, oli kõlakas, et lapsed on vabad. Aga ma ei tea, kas siis seadusega oli nii, et kuni täisealiseks saamiseni lapsed on vabad. Aga neid võeti tee peal kinni ja pandi aga lastekodusse, kes kätte saadi. Aga need, kes said Eestis täisealiseks, need võeti siin kõik kinni, tuttavad Pool, Ain ja Mall võeti kinni ja viidi tagasi ja see Treufeld Miia, kellega ma ära tulin, see viidi tagasi ja see tagasiviimine oli veel palju hullem. Oli neid seal, ega seal Siberis ei olnud mingit teid. Talvel käidi jõge mööda, suvel Pargassega, kus oli või. Aga see tagasiminek oli Miia Treufeldi, taeti 30 kilomeetrit jala taigasse, tead, iga päev 30 kilomeetrit jala taiga talvel. Jube. Ma sain aru tädi jutust, tädi ütles, et kui su käest küsitakse, isa õde Valgamaal, Ernakross, et kui su käest küsitakse, kus isa on, siis ütle, et sa ei tea mitte midagi. Ja siis ma sellest jutust sain aru, tädi, et ma pean midagi salgama. Aga ma nägin isa ükskord, kui ma olin siin Valgamaal Robi talus, kust isa oli enda venna juures peidus, varjas ennast. Kui isa pidi sealt ära minema, siis ta tuli läbi akna ja ütles mulle, et anna raha ja ma sain aru, et see on isa, ma andsin, mul oli 25 seda ühte esimest vene rublat, kui olid siis ennem kõige esimest rahavahetust. Ma olen väga palju rahavahetusi üle elanud sellepärast, et mitu korda juba seal Vene all vahetati ja nüüd juurde veel. Tädi küüditati ära ja elasin ühe ja teise juures ja ühed Onutalust Valgamaalt ühed head inimesed, Puutersellid, võtsid mind oma juurde, vahepeal käisin seal paar aastat koolis ja külakorda käisin kooliõdede juures, kes üks või teine kord süüa andis ja lõpuks tulin ära Tartusse, kui ma olin 15-aastane ja tulin siia vastu jaotuspunkti, Tartu laste vastuvõtu jaotuspunkti ja ütlesin siis, et mul on vanemad kadunud, et ma ei tea, muidu oleks mind kohe Siberisse tagasi saadetud. Küll uuriti kangesti, kus vanemad olnud, siin ei tea. Ja siis siin olid head inimesed, panid mind 15-aastaselt kaubandusvalitsusse õpilaseks, kuna siis alles hiljem siin, kui dokumente hakati põhjalikult vaatama, leidsid, et ma olen noor, taheti lahti lasta, et ei tohi noort alaealist tööl hoida, 16-aastane pidi inimene olema. Aga juhataja siis töö juurest palus, et käib korralikult tööl ja jätta. Ja siis ma hakkasin tööl käima ja õhtukoolides käima ja nii ma ennast üleval pidasin. Jumala ise 2 palja käega enam vähem tulin siia Tartu linna. Mind ei lastud kaua aega Rootsi sugulastelegi külla ju üteldi ära. See Rootsis saatis kogu aeg meile väljakutseid, et külla minna. Ei saanud. Kus sa põgened? Põgenetud küll isegi Siberist sai siia ära tuldud 6000 kilomeetrit, aitab põgenemisest.